Et suur tänu Anneliisile selle eelmise osa eest, sest paremini ei saaks enam üldse ettekandeid järjestada. Ma lähen nüüd nende 30. aastatega siit varsti edasi. Ühesõnaga, või hüppan 2 ajastu vahet. Aga jah, et see, mis praegu siis plaanis on siin rääkida, siis algselt pidi ta vastama palju rohkematele uurimisküsimustele kui need, mida me täna siin käsitleda jõuame. Ja kui oli jutt põhjustest, miks just sel sügisel siin rääkida 20. 30. moderntantsust, siis ma toon siis ühe piduliku tähise siia veel, et näiteks esimeseks stiliseeritud soolo rahvatantsuks peetav number, Elmeris Partsi loodud Pulma poiss, selle loomisest ja etendamisest möödub täpselt 100 aastat sel aastal. Ta näitas seda tõepoolest ainult 1 aastal, 1924. Aga sügavam probleem muidugi, millega me siin põrkume, on siis see, et kuidas me siis ikkagi nüüd saame, esialgu mina ja ma loodan, et edaspidi teie, rääkida tantsust, mida me ei ole näinud. Aga püüame seda teha, sest allikaid, mu isiklik tunne oli alguses niimoodi, et neid on hirmus vähe. Ja kui ma neid vaatasin ja lõpuks kirja panin, siis võib-olla nii vähe enam ei olegi. Aga tõesti visuaali, pilti on täpselt üks dateerimata klišee, mille juurde kohe varsti tuleme. Lisaks me ei ole päris kindlad, kes seal pildi peal on. Aga siis meil on olemas etenduste arvustused ja mina kasutasin siis tõesti neid, mis olid aastast 1924, kui Pulmapoissi etendati, ja siis rühmaga esitatud stiliseeritud rahvatantsude etteastetest on ka ajakirjanduskajastused olemas 30. aastatest. Siis õnnelikul kombel Elmeris Parts andis välja ühe lastetantsude kogumiku, täiesti raamatu, kus on tantsukirjeldused, mis ilmus aastal 1935 ja seda oli võimalik analüüsida. Ja lisaks ilmus 30. ajakirjanduses siis artikleid, mis ei olnud otseselt ühe etenduse retsensioonid, vaid olid sellised arutlevad lood selle ümber, kuidas Eesti rahvuslik tants üldse peaks olema. Ja neid sai ka natukene kasutada. Ja siis muidugi suur tänu tõesti Anneliisile nende varasemate uurimuste eest, põhiliselt tema enda omad, mida ta mulle lahkelt jagas siia konverentsile kutsudes. Ja kui me järjest siin minema hakkame, siis ajastu konteksti muidugi katsume ka arvesse võtta analüüsi juures. Aga jah, algseid uurimisküsimusi oli siis hulganisti ja esimesed muidugi tõesti need, et missuguseid rahvatantsu elemente siis Elmeris Parts oma loomingus kasutas. Mind väga huvitas, kust ta neid võis saada ja kuidas ta neid siis oma ettekannetes esitles. Kuidas ta tegi valikud, millel need valikud põhinesid ja millele need viitavad siis tema kohta või ühiskonna kohta. Ja muidugi üldiselt, et kuidas iseloomustab see, et üks modern tantsija pöördub rahvatantsu poole, siis seda tantsuelu, kuidas see üldiselt iseloomustab 20. 30. ja tantsuelu all ma pean silmas nii tantsuharidust kui tantsuharrastust kui professionaalset tantsu. Aga need on need esialgu püstitatud uurimisküsimused muidugi, millele ikkagi ammendavast vastamisest on praegu asi väga kaugel. Ja et esialgu me saame tõesti vaadata, et missuguseid andmeid Elmeris Partsi rahvatantsu ainelisest loomingust on üldse meie päevini säilinud. Ja neid andmeid ma siis esimesena teile esitlengi, et olge head, katsuge kaasas püsida ja võib-olla pärastpoole siis koos analüüsime. Ma vaatan eriti tudengitele otsa, mul on hea meel, et teid nii palju on siin. Et selles mõttes on kodune tunne, nagu tunnis oleks.
see pulmapoiss, siis see pilt, mis ekraanil teie ees on, siis see on üks trüki klišee, millel arvatavasti on kujutatud Elmeris Partsi pulmapoissi tantsimas. Et mida me sealt pildi pealt näeme, on siis see, milline kostüüm tal võis seljas olla ja pildi autor on ka muidugi teadmata. Ja kuidas autori vaimu silmas need liigutused tundusid, mida ta laval võib-olla tegi. Pulmapoissi esitas Parts oma tantsude kavas, mis nendel kordadel koosnes 10 numbrist umbes ja ta oli lõpunumber, viimane. See paigutus võiks olla tähenduslik, mis sa ikka paned oma kava lõppu, midagi olulist ju. Ja need õhtud toimusid siis ainult 1924. aasta esimesel poolel, aga ta etendas korduvalt Vanemuises, Estonias ja ta näitas sama kava ka välismaal. Ja need olid piisavalt olulised, need etteasted, et ilmusid eelteated ajakirjanduses, et nüüd tuleb ja oli mitu järelkajastust, erinevate õhtute kohta siis. Me teame, et numbrid, mida ta tantsis, olid soolod, ta oli laval üksinda. Arvustustest on võimalik aru saada, et need, kes vaatasid, need ikkagi tundsid selles pulmapoisis ära mingisuguseid rahvatantsulikke liigutusi, mida vaataja pidas rahvatantsust pärinevaks. Mingeid liigutusi või mingeid motiive, kõige rohkem liigutusi, sest ta oli seal üksi, ta ei saanud kasutada suurt midagi muud, kätevõtteid näiteks, eks. Üks arvustaja on siis märkinud ära, et saate muusikaks oli Tuljakuviis. Siis arvustustest me teame, et õhtu jooksul kandis ta erinevaid kostüüme ja neid üldiselt kiideti. Need olevat olnud maitsekad ja värvilised ja kaunid. Ja siin on huvitav, et tema Ungari etteaste kohta, üks Ungari leht siis Budapesti etteaste kohta, ütleb, et ta tantsis rahvarõivis seda viimast tantsu. Seda ei ütle ükski Eesti allikas ja see pilt ka ei ole väga rahvarõivaste moodi, et ilmselt on tegemist ikkagi rahvuslikus stiilis kostüümiga, lavakostüümiga, mis talle oli selleks puhuks siis loodud. Ja siis on öeldud, et nendele soolotantsudele saate muusikat tegi orkester. Ühel korral on öeldud ka härra Simmi juhatusel. Aga orkestri suurusest, koosseisust andmed puuduvad või ka näiteks sellest Tuljaku seadest, et missugune see siis oli või kas seal oli veel teisi viise ja tundis ainult selle ühe äravaataja või kuidas sellega oli. See on see, mida me pulmapoisi kohta teame. Jätame selle praegu meelde. Neid stiliseeritud rahvatantse siis, mille poolest ta tegelikult mingis mõttes on siis tuntud. Lõi Elmeris Parts ja õpetas rühmale ja esitas ise koos rühmaga siis 1930-ndatel. Ja see ise koos rühmaga esitamine on selles mõttes veel oluline, et ta tantsis ise poiste või meeste rolle ja ta ise soleeris. Õigupoolest ei olegi aru saada, et kui palju see rühm seal esitas või mida ta tegi. Võib-olla oli edasi endiselt tegemist tema enda etteastetega, kus siis rühm oli ka natukene abiks. Aga samas teiselt poolt tuleb öelda, et ka harrastustantsus oli 30-ndatel väga tavaline see, et nii-öelda meeste kohti tantsisid naised, kaasa arvatud nad panid meeste rahvarõivad selga siis. Sellest on rahvatantsurühmade fotosid on sellest olemas vägagi. Nii, ja jällegi nende rühmaga esitatud stiliseeritud rahvatantsu etteastete kohta ilmusid nii eelteated kui järelkajad 30. ja 32. aastal ja üldisemad arutelud seal 34 ja 38. Jah, olen pannud nimed ka seina peale. Ja jällegi on olukord, et liikumistes tunti neid rahvatantsule viitavaid motiive ära ja saadi aru, et koreograaf on neid kuidagi varieerinud. Tantsude pealkirjad, mida esitati, olid näiteks pulgatants, hüppetants, jaanitants, setu pulmatants. Need 2 esimest, pulgatants ja hüppetants, tegelikult esinevad Anna Raudkatsi
26. aastal ilmunud raamatus tema soveldustena, täpselt sama pealkirja all, aga me ju ei tea, mida Elmeris Parts laval esitas. Võib-olla pealkirjade kokkulangevus. Siis tantsude aluseks on ta väidetavalt uurinud rahvaluulet, rahvakombestikku Muhu saarelt ja Setomaalt ja võtnud aluseks muinasjutte. See on siis temaatika, millest on tantsud. Nende rühmatantsude kohta me teame veel, et tõenäoliselt rühm samal õhtul esitas ka Tuljakut ja Eide Rattast, mida Henrik Visnapuu, kes sellest üritusest kirjutab, nimetab etnograafilisteks tantsudeks. Ehk siis need tegelikult ei ole, eks ju, need on ka Anna Raudkütsi soveldused, aga äkki nad nägid siis rohkem rahvatantsu moodi välja kui need asjad, mida Parts esitas või Partsi rühm sellel samal õhtul. Siis saateks olid ka seal rahvamuusikana äratuntavad viisid. Ühtegi konkreetset viisi ei ole mainitud, esitajad siin ka ei ole mainitud, et kust see muusika tuli. Oleks väga põnev teada. Kostüüme ei mainita, mis võib viidata sellele, et kas tõesti olid siis nüüd rahvarõivad seljas ja see oli nagu juba normaalne, et lava peale tuleb rühm ja rahvarõivad on seljas. Sest kui oleks olnud kostüüm, võib-olla siis oleks sellest midagi kirjutatud. Või oli ikkagi see asja sisu lihtsalt nii palju olulisem, et riietusest ei kirjutatud, sest kriitikute reaktsioonid lähevad siin nüüd natukene lahku. Või palju lahku. Üks reaktsioon on see, et see, mida meile nüüd näidatakse, on liiga traditsiooniline. Liiga vanas kinni, mis viitab veel kord enne kõike sellele, et need tantsud pidid ikkagi üsna arvestatavas koguses sisaldama neid liigutusi, mida inimesed tajusid kui rahvatantsu. Aga see kriitika on vähene, ta on natukene nagu erandlik, sest ta esineb ühe üldiselt kiitva arvustuse lõpus. Ja teised arvustused on pigem siis sinnapoole, et see on uuenduslik, see on just see, mida rahvuslikku väljendust otsiv tantsukunst praegu vajab. Ja see viitab siis sellele, et need rahvatantsu motiivid nii-öelda, et need on olemas, aga et neid on varieeritud äkki suhteliselt vabalt, või mitte ainult muudetud, võib-olla lammutatud. Et kui mina neid arvustusi lugesin, ma ei pannud teile täna väga palju tsitaate seina peale, see on mingi tulevase artikli teema võib-olla, sest ilmekaid tsitaate on palju, siis mulle hakkas tunduma, et kas seda laadi tööd peaks võrdlema sellega, mida 70-ndatel lõpust, eriti 80-ndatel hakkas tegema Mait Tagu. Lammutama neid motiive, neid põhisamme. Aga võib-olla see on meelevaldne võrdlus. Neid stiliseeritud rahvatantse õpetas ta mitte ainult otse lastele, vaid Tartus võimlemisõpetajate kursustel. Selle kohta üks selline ülevaade või natukene ka arvustus ilmunud 1930. Ja seal on väga eraldi välja toodud jälle tantsu pealkirjade kaupa ja nagu liigitatud, et ta on teinud näiteks tantsud Kannel ja Üksindus, mis sobivad õpilastele laval esitamiseks. Aga siis see kirjutaja, see on kahjuks ilma autori täisnimeta arvustus. See kirjutaja arvab, et näiteks tants pealkirjaga Jonn võiks olla, on küll lavatants, aga et seal on materjali ja ideed ümber moodustamiseks harilikuks tantsuks. Mis on harilik tants? Ja siis olid seal veel tantsud pealkirjaga Valss ja Polka, mille kohta kirjutaja ütleb, et rahvusmotiividele üles ehitatud täiesti sobivad meie seltskondlikuks tantsuks. Kirjutaja arvab veel, et nende võimlemiskursusel siis õpetatud tantsude juures tuleks vähendada ehk kursusel ilmsiks tulnud liiga laia liikumise amplituudi. Aga muidu mujalt laenatud ja meile importeeritud uudiste kõrval oleks tantsukursuste kavas kõigiti tervitatud need meie rahvusmotiividel tekkinud tantsud. Sest 30-ndatel oli teatavasti suur mood või ütleme, võiks öelda surve
võtta ka seltskonnatantsudena kasutusele uuesti vanu rahvatantse, seda prooviti näiteks Viru valtsiga ja vist ka jooksupolkaga või mõne asjaga veel, aga muidugi sellised kunstlikud katsed, need ei toimi, eks. Et spontaansesse käibesse nad ikka ei läinud. Piirdusid, et pidudel koha peal õpetati ja tantsiti näiteks või ka kursustel õpetati. Ja siis see lastetantsude raamat, 1935 ilmunud. Seal on 26 tantsukirjeldust. Ja vot selline näeb välja. Ja 26 kirjeldustest pealkirjad korduvad võrreldes nende võimlemisõpetajate kursusel õpetatutega Kannel ja Jonn. Ja need võivad olla samad tantsud, aga need ei pruugi. See Kannel, kui kirjeldust lugeda, on küll selline, et nagu lavale, et seltskonda nagu ei anna viia. Ja Jonni puhul, see on selline 2 inimese tants, et ma tõesti mõtlesin, et võib-olla sellel, kes arvas, et sellest saaks seltskonnatantsu teha, et äkki ta on näinud mingit vingerpolkat või naljapolkat või need on need, kus niimoodi käega ähvardatakse ja vastastikku ja siuke tülitsemise tants on ühesõnaga see Jonn seal raamatus. Raamatu väärtus on siis veel see, et seal on ka autori eessõna, kus ta rõhutab 2 asja, mis on tantsimise juures oluline, rütm ja see, et need on loodud lastelauludele, et laps laulaks ja tantsiks korraga. Sealhulgas ta siis veel eristab ka esinemist ja puhtalt liikumisrõõmust tantsimist ja nendes tantsukirjeldustes on siis ainus koht, kus me saame natukene teada, et mis liigutused siis tema tantsudes olid. Et nendes lastetantsudes olid tõesti sellised üldtuntud rahvatantsusammud, mis ei pruugi isegi ainult Eesti rahvatantsusammud olla, eks ju, kõnni, jooksusamm, hüpaksamm, polkasamm ja siis käteliigutused on sellised, ma ütleksin, illustreerivad või lausa imiteerivad, mingid looma, lindu imiteerivad liigutused. Põrandajoonised, kus lapsed peavad liikuma, on hästi-hästi mitmekesised, tõesti võrreldavad nagu ka tänapäeval loodavate laste autoritantsudega, laste rahvatantsurühmadele, mida luuakse ja kaugeltki mitte võrreldavad traditsiooniliste tantsudega, et sükest ringi peal paaristantsu praktiliselt ei ole seal. Väga hästi, jõuame konteksti läbi vaadata ja siis mõelda koos. Et kontekstiks siis mõned faktid juba kõlasid eelmises ettekandes ka, aga mõtleme üle. Tema sünniaasta oli 1878 ja see, et Põlvamaal, see on vist väheoluline, sest ta üles kasvas pigem Saaremaal. Aga 1878 ta olevat küll ennast nii-öelda valetanud nooremaks mõnedel juhtudel, aga see on nüüd fakt, et tegelikult ta elas, eks ju, sellisel ajal. Ja päritolu pere oli tegelikult baltisaksa pere ja ta käis siis õppimas ka mingil ajal Peterburis, ehk mida me sellest järeldame? Noorena ta pidi kokku puutuma 19. sajandi lõpu tantsumoodidega. Sel ajal ei olnud võimalik mehele saada ka, kui sa tantsuõhtutel ei käinud. Ja need tantsumoed maal selleks ajaks olid veel veidi erinevad kui linnas. Mõisas tantsitust nad isegi väga erinevad võib-olla ei olnud. Ja see pidi olema tal meeles, kuidas nii-öelda rahvas tantsis. Ehk isiklik mälu ulatub tal sinna aega. Teine asi, mis me arvestame, et ega need kirjutajad, kes tema tantsust kirjutasid, ega need väga palju erinevast ajastust ei tulnud. Ka nende jaoks oli suhteliselt üldteada, mida peetakse siis või mis võiks olla see rahvatantsulik. Selle kohta on ikka see minu igavene näide, et Anna Raudkatsi 1926 avaldatud kogumikus Eesti rahvatantsud, seal on üldseletused alguses ja siis on öeldud, et valsi ja polka sammud ei tarvitse seletada. Kõik teadsid, kuidas need käivad. Ja missuguse muusikasaatel neid oli vaja teha näiteks. Ja tõenäoliselt inimestele oli just väga hästi ära tuntavad ka kätevõtted, kuidas rahvatantsus on, et inimesed on kätest kinni või et nad on tantsuvõttes käevangus, hästi tüüpilised, on ju, sellised asjad, neid tuntakse ära, käed vaheliti asend.
ja ka rahvatantsulikud põrandajoonised, just see normaalne rahvatants, see käib ikka ringis, eks ju, vana rahvatants. Siis mida me veel siis saame nagu kontekstina arvesse võtta, et sel ajal, kui ta võimlemisõpetajana ja tantsuõpetajana siis selle esteetilise gümnastikaga alustas Tartus ja viis oma rühma lavale 1915, see on täpselt sama aasta, kui Eestis hakati laval esitama ka traditsioonilisi rahvatantse. Just siis Anna Raudkatsi eestvedamisel. Esimesed korrad muuseas mõlemad seal samas Vanemuises, ikka Tartus, mitte Tallinnas. Aga näiteks see olukord, kus Elmeris Parts õpetab 30-ndatel Tartus võimlemisõpetajaid, siis samal ajal täpselt sama asja Tallinnas teeb Anna Raudkats. Nende kokkupuudetest, otsestest kokkupuudetest ei ole midagi teada. On näiteks selline väike fakt, et aastal 1937, kui arutati selle üle, et missuguse repertuaariga peaks Võimlemise instituudi rahvatantsurühm minema välismaale, tänapäeval ütleme folkloorifestivalile, siis küsiti nõu Elmeris Partsilt ja ta arvas, et need tantsud, millega minnakse, peavad kindlasti olema stiliseeritud, aga neis peab olema, et nad sisaldaksid meie omapära. See oli tsitaat praegu. Aasta 37 on selles mõttes oluline, et Raudkats oli selleks ajaks põhimõtteliselt pildilt kadunud. Tema tõmbus tagasi seal pärast 34. aastat esimest tantsupidu ja sellega seotud vaidlusi, aga tegutsevad Toomi ja Idla, kellega siis Elmeris Parts kokku puutus. Ja minu kokkuvõtte asemel läheb siuke slaid siis seinale ja siis saab igaüks edasi mõelda. Et me võime andmete põhjal öelda, et Elmeris Partsi loomingus leidsid kasutust need 19. sajandi lõpu ja 20. alguse Eesti talurahva meelelahutustantsu motiivid. Näiteks levinud seltskonnatantsude polka ja valsi sammud, üldiselt rahvatantsupäraseks peetavad kõnni, jooksu ja hüpaksammud. Mõne pealkirja järgi otsustades võis tantsudes olla ka vanema kihistuse liikumisi, aga selle kohta tõendeid ei ole. Vähe infot on kätevõtete kohta, sest Pulmapoiss oli soolotants ja rühmatantsude võtete infot on ainult lastetantsude raamatus. Rühmatantsude põrandajoonised on selle kogumiku põhjal pigem rikkalikud. Soolotants ja liikumisjoonistest jälle andmed puuduvad. Tantsude saateks on pigem tol ajal üldtuntud rahvamuusika viisid ehk ei ole andmeid, et ta oleks oma loomingu tarbeks otsinud näiteks vähem levinud või mingit eripärast rahvamuusikat. Temaatika põhineb osaliselt rahvaluulel ja kombestikul, osalt rahvapärase liikumismaterjali töötlusel. Materjali allikad ja koreograafi uurimisviis on esialgu ebaselge. Ei ole kindlalt teada, et Elmeris Parts oleks ise käinud mõnes paikkonnas rahvatantse või kombestiku kogumas. Ja ei julge arvata, et kui tõenäoline on, et ta kasutas näiteks Eesti Rahvaluule arhiivi kogusid Tartus või oma hilisema loomingu jaoks siis juba trükis avaldatud rahvatantsukirjetusi või kas ta käis ise mõnel kursusel. Aga näiteks väga põnevalt kõlab see Elmeris Partsi enda kiri, kus ta räägib rakendustööst grupiga, kus ta pärast seda, kui ta oli pühendunud rahvatantsu motiivide kogumisele ja eriti stiliseerimisele, on asunud siis rakendustööle grupiga, mis tänapäevases mõistes on minu meelest loovuurimus. No ja need tulemused siis äkki olid seal. Ta kirjutas seda 1930, nii et need tulemused võisid seal 30. alguses laval olla. Aga igasugusteks julgemateks järeldusteks mina ütleks, et need andmed on ikkagi liiga lünklikud praegu ja ma tõesti loodan, et veel leidub tegelikult analüüsimata materjali, äkki ikkagi näiteks mingeid fotosid, mis meid väga palju edasi aitaks või äkki on veel mõni isiklik kiri, mis annaks nagu konkreetselt hääle Elmeris Partsile endale. Või siis võib-olla meie koosloomest siin nüüd arutelus sünnib mõni uus tõde. Mis te arvate? Küsimuste koht või siis